Aga tervist kõigile, et nagu tutvustati, siis Ott Velsberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja ma olen riigi andmete valdkonna juht. Ja ühe teemana, mida me oleme juba eelmisest aastast, 24. veebruarist saadik usinasti töötanud, tulime välja tollal kontseptsiooniga, oli bürokraat. Ja kui meil siin varasemalt paneelis räägiti digiühiskonnast, räägiti meie plaanidest, kus me siis soovime digiriiki viia rohkem krativäeliseks, rohkem kratte rakendada oma igapäevastes tegemistes, siis oluline fookus ka digiühiskonna arengukavas on just nimelt bürokraatil endal. Muuta ja lahti mõtestada, kuidas me üldse täna teenuseid siis inimestele pakume. Ja ennem seda, kui ma hakkan detailsemalt rääkima täna, siis mis meil senini tehtud, mis meil järgneva aasta teekaart endas kätkeb, mida me juba saavutanud oleme, mida on olemas, mida te saate ise ka kasutada, siis vaatame ühe väikese kiire videoklipi. Bürokratt. Ma ei tea, kas temast tasubki rääkida? Mis temast siis nii erilist on? No hea küll. Bürokratt on lihtsalt üks kõige tavalisem tehisintellektil põhinev Eesti riigi virtuaalne abiline. Ta ei tee mitte midagi iseäralikku. Õigupoolest tegeleb ta täiesti tavaliste ja mõnikord isegi igavate asjadega, nagu vajalikul hetkel loa taotlemine, dokumentide uuendamine või leidnud dokumentidest teatamine, värske lapsevanema toetuste taotlemine või kohustusliku kirjanduse raamatukogust laenutamine, tarbija õiguste eest seismine, leki mõlkimise tagajärgede eest hoolitsemine, vaktsiiniinfo jagamine, metsaandide tuvastamine ja 1000 muu igava asjaga. Nüüd sa oled kõik selle ära kuulanud ja mõtled kindlasti, mida sa peaksid kogu bürokraati poolt kokku hoitud ajaga üldse peale hakkama. Kes küll võiks teada? Täna on kõige mõnusam rannailm Pärnus. Soovitan sõita elektritõuksiga Pääskülla ja minna sealt bussile. Bürokraat on digiriigi virtuaalne abiline, tänu kellele ei kuluta sa oluliste ning lihtsate eluliste küsimuste lahendamiseks ühtegi liigset hetke. Vali endale sobiv kanal bürokraatiga suhtlemiseks ning saad kõik asjad aetud. Alati ühest kohast. Kuidas saad sind aidata? Nagu ilmselt paljud teist said aru, siis bürokraati puhul on tegemist digiriigi virtuaalse assistendiga. Ja nagu ma ennist mainisin, siis eelmine aasta tulime välja kontseptsioonipaberiga. Ja kontseptsioonipaber algas. Tere hommikust, Pille, sul on 10 uut teadet. Bürokraati puhul on tegemist viisiga, kuidas me tulevikus näeme, et avalikke teenuseid saab kasutada, kuidas riigiga asjaajamine toimiks, kuidas riik on olenemata seadmest, olenemata kanalist inimese jaoks kättesaadav. Kõik vajalik informatsioon, teave on inimese jaoks kättesaadav. See praktikas tähendab seda, et inimene ei pea teadma, millise asutuse, millise ametniku poole ta peab pöörduma enda murede küsimustega. Samamoodi saab inimene ise valida viisi, kuidas riigiga suhtlus käib. Kas me räägime siin vestluspõhiselt, näiteks vestlusroboti aken asutuste veebilehtedel, kas me räägime riiklikust mobiilirakendusest, kas me räägime üldse riigiga kontakt otsides näiteks läbi helistamise, SMS-i, e-maili või miks mitte ka mõelda kaugemale ja vaadata näiteks virtuaalassistendid, mis täna juba olemas on paljudel meil nutiseadmetes. Võtame Apple Siri, Amazon Alexa või isegi näiteks Google Assistant. Ehk viis on lahti mõtestada, kuidas riik toimib ja minna tegelikult kodanikele lähemale. Samamoodi ei toimuks enam kõik vaid tekstipõhiselt, vaid saab ka läbi suhtluse, läbi hääle. Ja läbi selle on mõte tõesti viia kogu riigiga asjaajamine inimeste jaoks mugavamaks, ligipääsetavamaks. Ja kogu lahendus, mis me teeme, on tasuta. Eelmine aasta läks hästi palju auru meil analüüsidele, katseprojektidele, valideerimaks, kas see visioon, kontseptsioon, millega me välja tulime, kas seda on üldse võimalik realistlik tänases tehnoloogia tasemel saavutada, kas see tasuks ära, milline oleks selliste projektide mõju. Me analüüsisime näiteks eelmine aasta alternatiivsete kanalite kasutamist. Väga konkreetselt vaatasime näiteks Facebook Messengeri, WhatsAppi Signali poole.
kas selliseid riigiväliseid keskkondi, kanaleid me saame kasutada ka riigiga asja ajamiseks? Lühike vastus, jah saab, aga meil on väga paljud andmekaitselised küsimused, mida tuleb siis olenevalt kanalist enda spetsiifikast lähtuvalt vaadata ümber. Samamoodi viisime eelmine aasta juba läbi esimese juturoboti katseprojekti. Siin oli meil väga headeks partneriteks Riigi Infosüsteemi Amet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Ja me tõesti vaatasime, kuidas oleks mõistlik realiseerida, et lahendus oleks tulevikus skaleeritav, lihtsasti kasutatav. Ja ega selle pinna pealt me olemegi siis nüüd jooksvalt 1,5 aastat tegutsenud ja ma varsti räägin, kuhu me jõudnud oleme. Aga kõigepealt natukene tausta. Mis me siis nendest eelmise aasta analüüsidest nägime? Esiteks täna on interneti kasutatavus Eestis väga kõrge ja see järjest kasvab. Kui me vaatame leibkondi, siis üle 90% Eesti leibkondades kasutab internetti. Samamoodi kasutab mobiiliseadmeid ligikaudu 98% leibkondadest. Näiteks mu vanaema, kes on 93 aastat vana, kasutab nutitelefoni. Et selles mõttes see arvamus, et vaid noored kasutavad, see tegelikult muutub. Ehk inimesed järjest harjuvad tehnoloogia võimalustega ära. Ja see loob samal ajal meie tegelikult väga häid võimalusi lahti mõtestada, kuidas üldse digiriik toimib. Ja läbi kõige selle, mis ma siin juba rääkinud olen, eesmärk ongi pakkuda parimat digiriigi kogemust. Ja kui me vaatame seda digiühiskonna arengukava eesmärki, siis tegelikult see on see sama. Pakkuda parimat kogemust meie kodanikele, ettevõtetele. Aga nüüd natukene lahendusest endist. Kuidas siis bürokrat toimib? Bürokrati puhul on tegemist tegelikult krattide võrgustikuga. Ehk me ei räägi ainult ühest tehnoloogilisest komponendist, vaid me räägime võrgustikust. Ehk siis, kui me vaatame joonist, siis me näeme, meil on Politsei- ja Piirivalveamet, meil on Riigi Infosüsteemi Amet ja ka N arv teisi asutusi. Ja üks neist haldab kas ühte või isegi rohkemat juturobot, vestlusrobotit. Samamoodi ka teisi kratte, mis pakuvad teenuseid. Kodanik saab valida iseendale sobiva kanali, ehk kui me vaatame joonisel ülevalt alternatiivkanalid, siis tegelikult tulevikus kodanik saab ise valida riigiportaalis, milline tal suhtlusviis sobib. Ja suhtlus käib kas vestlusroboti põhiselt või kui tõesti ei oska teine asutus ega antud vestlusrobot vastata, siis suunatakse pöördumine klienditeenindajale edasi. Ehk inimene saaks alati abi. Ja kui pöördumine läheb alguses näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poole, aga see pöördumine kuulub Riigi Infosüsteemi Ameti pädevusse, siis meil on vahepealne komponent Siimuke. Ja see nimi tuli meil asekantslerist. Siim alati teab, kelle poole pöörduda, tunneb kõiki. Ja Siimuk on meil valdkondlik klassifitseerija, mis siis suunab omakorda pöördumise edasi õigele asutusele. Ja seal juba siis saab inimene vastuse, kui vastust ei saa, suunatakse õigele ametnikule omakorda edasi. Selleks, et info oleks haldusalad üleselt ajakohane, oleme me arendamas artiklivaramut. Artiklivaramu eesmärk on salvestada kõige olulisem teave ühest kohast, et eri keskkonnad, olgu see siis juturobot, olgu see erinevad klienditeenindusportaalid, infosüsteemid, saaksid ühest kohast infot pärida. Ma toon mingisuguse konkreetsema näite. Võtame tänane COVID-i olukord. Ma läksin juunis reisile ja tahtsin teada, millised tänased reisipiirangud on. Läksin reisitargalt, vaatasin, infot ei ole. Siis mõtlesin, et vaatan Välisministeeriumi lehelt. Jälle, natukene vastandlik info. Mõtlesin, meedia ikka teab, mis on need viimane seis, et pärast neljapäevast valitsuse pressikonverentsi, ikka info on kuskilt olemas. Ja ma veetsin pool tundi surfates erinevates keskkondades saades aru, et mida ma siis pean tegema. Lõpuks ma otsustasin, et vaatame korra meil riigi enda sisemisse sarnase keskkonda, mille nimi on Taru. Ja mul võttis paar minutit aega ja mul oli väga ajakohane info, mida ma pean tegema selleks, et minna reisile ja tulla ka pärast tagasi. Ja sellest sama loogika peaks olema ka kodanike vaatest, et meil oleks info leitav kõigile ühest kohast. Me ei kasuta seda ainult riigisiseseks kommunikatsiooniks, vaid see on ka välja kuvatud kõigis keskkondades, kus inimesed seda infot otsivad. Ja kui järgmine kord valitsus otsustab muuta näiteks tänaseid piiranguid,
siis kõikides keskkondades oleks info juba ajakohastatud. Samamoodi ka vestlusrobotis, bürokratis laiemalt. Ja siit liigume edasi selle aasta teekaardini. Arendused käivad, tegevused käivad, aga meil oli see aasta mitmeid erinevaid siis eesmärke, mida me soovisime saavutada. Ühelt poolt oli meil koostöö. Võtame näiteks Soomega. Soome on täna arendamas väga sarnast lahendust nagu bürokratt, mille nimi on Aurora AI. Me soovisime näha, millised on need konkreetsed kasutusjuhud, kus me saaksime inimesele tulevikus pakkuda ka piiriüleselt avalikke teenuseid. Me küll arenduste vaatest hetkel edasi ei liigu, siis sellegipoolest meil on näha täna väga häid kokkupuutepunkte. Teisalt ettevõtetega koostöö. Me viime praegult läbi mitmeid katseprojekte, millest ma peatselt räägin, ja seda koos ettevõtetega, valideerimaks, mida on siis tehnoloogiliselt võimalik teha. Näiteks häälepõhiselt, kas me saame avalikke teenuseid pakkuda või mitte. Ning vast võib-olla kõige olulisem praegusest vaatest on meil siis bürokrati enda arendamine. Arendus käib täies hoos ja ma sellest nüüd järgnevatel slaididel räägingi. Kuidas meil siis bürokrati baastehnoloogia arendus läinud on? Me alustasime arendustega augustikuus ja mul on hea meel, et meil on väga head mitmed partnerid selle projekti juures. Me töötame siin koos NetGroupiga, Textaga ja Stackiga. Meie poolt siis IT-maja on Riigi Infosüsteemi Amet, meie hea partner, ja selle aasta lõpuks on meil eesmärk bürokraat kasutusele võtta juba esimeses asutuses. Ehk esimene etapp arendustest hakkab lõppema ja projekti enda lõpp on ette nähtud veebruari lõppu. Ja seejärel saavad kõik asutused, kellel huvi on bürokratiga siis iseenda juures rakendada. Me omalt poolt pakume igasugust tuge. Me oleme see aasta väga aktiivselt värvanud RIAsse ja ka MKM-i inimesi. Meil on täna bürokrati meeskonnas kokku nüüd 7 inimest, kes bürokratiga tegelevad. Me saame aidata nii juurutamisel, pakkuda tuge siis vestlusroboti treenimisel ja saame samamoodi ka rahastada teenuste enda arendust. Ehk bürokrati ei oleks lihtsalt vestluspõhine robot, vaid oleks võimalik ka pakkuda avalikke teenuseid. Ja meil on juba järgmine aasta juunikuuks eesmärk, et esimesed avalikud teenused oleks bürokrati kaudu tarbitavad ja järgmise aasta lõpuks me näeme, et vähemalt 5 asutust on bürokrati juurutanud. Samas neid asutusi, kellel huvi bürokrati vastu on olemas, on täna üle 30. Ehk see huvi on hästi suur ja me pigem täna vaatame seda, et kuidas kõikide klientide vajadusi mõistlikult ära rahuldada. Ja nüüd natukene arendusest. Arendus toimub meil 3 etapis. Praegult käib siis esimese etapi lõpetamine, liigume järgmine nädal turvatestimisse ja seejärel võtame siis esimeses asutuses, kelleks on Tarbijakaitseamet, võtame lahenduse kasutusse. Meil on teine ja 3. etapp, kus on siis juturoboti edasiarendamine. Meil on mudelid tegelikult juba sellised esmased treenitud ja 3. etapp, mis siin järgmise aasta alguses kestab, puudutab siis analüütikat. Ehk aru saada, millistel põhjustel teemadel inimesed siis asutuse poole pöördusid, et lahti mõtestada paremini aidata siis meie enda teenust arendamist. Ja siis samamoodi mõtleme lahti, kuidas avaandmeid avalikustada, et aga viimane pool on selline analüütika ja väljapoole suunatud. Ja siis järgmise aasta esimesest kvartalist tegelikult juba saame rääkida sellest, et kõik huvilised, kes tahavad, saavad lahendust endale kasutusse võtta. Aga siin ma ütlen ära, et kui huvi on, andke juba varem teada, teeme ettevalmistused. Aga meil on mitu teist partnerit ka head, kellega me koos seda projekti teeme, et Rahvusraamatukogu ja Politsei- ja Piirivalveamet. Pärast Tarbijakaitseameti juures liidestamist kindlasti liigume nendega koheselt ka edasi. Et meil on käesolevas projektis siis 3 partnerit, kelle juures me bürokrati rakendame. Ja tulevikus, olenemata siis teemast, millega inimene pöördub, suunatakse inimese pöördumine õige asutuse juurde edasi. Ja seejärel on meil plaanis siis jätkata asutuste liidestamisega, lisada juurde järgmine aasta juba kõnetuvastus ja kõnesüntees, et oleks võimalik tõesti häälepõhiselt siis riigiga suhelda. Samamoodi, ma enne mainisin, liigume edasi personaalteenuste arendamisega. Minimaalne eesmärk on meil ikkagi sellised mõningad teenused sealt välja pakkuda,
aga 5 aasta perspektiivis ma näen, et vähemalt 20 sellist suuremat olulist mõju omavat teenust peaks bürokrati kaudu olema. Aga võimalust on meil oluliselt rohkem, aga see on see miinimumprogramm, mida me näeme, et peame tegema. Ja muidugi lisame kõik võimalik uusi suhtluskanaleid ka juurde. Paralleelselt bürokratiga me tegeleme ka kõikvõimalike selliste baas standardkomponentide arendamisega. Ja üheks selliseks komponendiks on siis Siimuke. Et selle analüüsi katseprojekti me viisime läbi, me näeme, et sellest on kasu. Ja Siimuke, kui kasu on sellest ka bürokrati vaatest, vestlusroboti baasil, siis tegelikult me näeme seda esmast rakendamist kohta ka täna siis e-mailide tavapärases kliendipöördumiste edasisuunamises. See võimaldab meil automatiseerida täna hästi palju sellist tühitööd. Ja selle projektiga edasi liigume juba siin selle kuu jooksul, et ilmselt jaanuarist on meil see hange üleval. Ja selles osas, kui te näete ise ka, keegi, kes ei ole meil varasemalt analüüsis katseprojektis kaasas olnud, näete e-mailide edasisuunamisest õigele asutusele ja ka asutuse siseselt, siis kindlasti võtke ühendust, kaasame teid väga hea meelega, sest lõpuks on kasu sellest siis, kui me kõik asutused rakendavad seda. Ja tänu sellele siis paraneb meil tegelikult rahulolu nii kodanike vaates kui ka ettevõtjate vaatest. Ma enne mainisin mobiilirakendus. Meil algselt ei olnud eesmärki otseselt, et mobiilirakendus tuleks arendada. Kuna täna läbirääkimised siis Apple'i, Google'i, Samsungi ja teiste suurettevõtetega, nende siis lahenduste kasutamiseks ei ole olnud nii kiired, kui me oleksime võib-olla algselt tahtnud, siis me näeme täna vajadust, et tõuketeavituste, proaktiivsete teavituste ja ka häälepõhiseks suhtluseks, personaalteavituste saatmiseks me peame ilmselt mobiilirakendust siiski riiklikult arendama hakkama. Analüüs käib, aga juba siin lähinädalatel saame siis analüüsi lõppdokumenti ja ka siis prototüüpi kõigi teiega jagada. Teatud juhtudel, ma olen küll siin täna palju rääkinud avalikust sektorist, siis tegelikult eesmärk on vaadata laiemalt. Kui me paneme ennast kliendi olukorda, siis kliendi jaoks tihtilugu ei lõppe tegelikult asja ajamine kui riigi vaatest asi lõppes, vaid see jätkub erasektoriga koostöös. Võtame näiteks liiklusõnnetusse sattumine. Inimene satub liiklusõnnetusse, politsei ei pea sekkuma, kiire abi ei ole vaja, siis justkui me võime öelda, et riigi vaates see olukord lahenes. Aga kliendi vaatest on olukord alles pooleli. On vaja võtta ühendust kindlustusseltsiga, on vaja broneerida aeg siis autoparandusse. Ja sellistel juhtudel me peamegi lahti mõtestama, et kuidas me saame ka erasektorit meie ühistesse teenustesse sisse. Ja ma näen, et bürokrat on väga hea viis selle jaoks. Meil on juba väga olulised teenused, kus me näeme seda võimalust ja järgnevatel aastatel kindlasti liigume edasi. Aga sellistel juhtudel, et erasektor saaks riigi käes olevaid andmeid töödelda, on meil vaja rakendada nõusoleku teenust. Nõusoleku teenuse eesmärk on anda inimesele kontroll, kes kolmandad osapooled väljaspool avalikku sektorit, riiki, saavad tema andmeid töödelda. Ehk siis inimene saab ise otsustada, kes tema andmetele ligi saab. Järgmine slaid ilmselt räägib ise enda eest, et kõik need materjalid täna, mida me siin kasutanud olen, siis meil oli eesmärk see aasta luua ka selline ühtne identiteet, et kuidas me siis bürokratist räägime, et meil on tõesti väga hea meel Akuga, kellega koos me seda projekti tegime, selle visuaalkujundiga välja tulla. Samas lähme liigume natukene tehnoloogilisemate teemade juurde tagasi. Et see kuu lõpeb meil ka siis projekt masintõlke tehnoloogia arendamiseks, kus klassikaliselt võib-olla inglise ja vene keele kõrval me räägime ka näiteks saksa keelest. Ehk mõte on laiendada siis masintõlke võimekust ja tulevikus lasta veel suuremal osal siis kasutajatest meil teenustele ligi. Ehk see ei ole ainult eestikeelne, ei ole ainult ingliskeelne, venekeelne, vaid miks mitte laiendada ka kaugemale. Ja antud projekti puhul siis me loome erinevad valdkondlikke masintõlke mootorid, et just masintõlke kvaliteet kasvaks veelgi.
Ja siin on meil väga headeks partneriteks, kes seda projekti veavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Keele Instituut. Ja järgmine aasta on meil selles osas plaanis ka minna arendusse, et luua riiklik masintõlke keskkond. Et oleks võimalik siis tõlkeid hallata, oleks võimalik toimetada ja palju muud. Ja juba eelnevalt mainisin, et oleme loonud sellise baasmeeskonna, et kõiki teid, meie kliente tegelikult toetada sellel teekonnal. Et kui teil on küsimusi, muresi, siis me oleme alati toeks. Et selles mõttes julgelt soovitan ja julgustan ühendust võtma. Ja põgusalt mainisin ettevõtetega koostöö, katseprojektid. Meil on käimas praegu 2 väga põnevat projekti. Üks on Tartu Ülikooli Kliinikumiga koostöös. Vaatamaks, kas me saame kasutada kõnetuvastust, kas me saame kasutada dialoogisüsteeme laste psühholoogilisel nõustamisel. Ja teine oluline projekt siis on piiriveekogudele registreerimisel koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Kes kalastavad, teavad, et kui piiriveekogudele lähete, peate teavitama sellest riiki. Kes võib-olla ilmselt ei tea, et selliseid teavitusi on aastas üle 100 000. Ja see tähendab ainuüksi riigi vaatest igakuiselt keskmiselt 1500 tundi tööaega, mis selliste teavituste haldamisele kulub. Mõte on automatiseerida täielikult ära, inimene saab helistada, öelda nii, ma lähen nüüd kalale ja tulen tagasi see kellaaeg ja läksin sellest sadamast. Ehk mõte on automatiseerida toiminguid, mida me näeme, et see võimalus on täna olemas. Ja siin meie väga heaks partneriks sellel on Microsoft, kellega koos me neid katseprojekte läbi viime. Ja Soomega koostöö osas enne mainisin, et eesmärk on tõesti vaadata piiriüleselt. Meil on paralleelselt käimas ka koostööd näiteks Belgiaga, Kanadaga, ehk mõelda, kuidas me saame seda tehnoloogiat, mida me Eestis oleme arendanud, seda, mida on tehtud Belgias, mida on Kanadas tehtud, mida on Soomes, tehakse, et kuidas me saame seda omavahel ära kasutada, taaskasutada. Ja siit edasi liigumgi lõpetuseks järgmise aasta tegevuste peale. See on hästi lihtsustatud vaade, et meil järgmine aasta on plaanis circa 20 hanget. Et neid projekte, arendusi on meil väga palju. Ja ma katan võib-olla mõningad nendest ära, mis me siis teeme. Et ühelt poolt realiseerime siis asutuste pöördumiste klassifitseerija. Et inimene ei peaks tulevikus teadma, millise asutuse poole pöörduda, ettevõtja ei pea teadma, millise ametniku poole pöörduda, vaid pöördumine jõuab automaatselt inimese õigele kontaktile. Ja me ei räägi siin automaatselt vastamisest, me räägime tegelikult lihtsatest toimingutest, mida saab väga suurel määral automatiseerida. Ja läbi selle säästa ikkagi siin väga suure osa inimtööjõust. Teatud asutuste puhul me analüüsi raames nägime, et sisemisest pöördumist edasi suunamisest me säästame aastas 6,5 täistöökohta. 6,5 inimest ajaliselt panustavad aastas selle peale, et suunata pöördumisi õigele inimesele, kes siis hakkavad üldse sellega tegelema. Ehk see on tegelikult jube, kui palju meil läheb tegevuste peale, mida saab automatiseerida juba täna. Ja eesmärk ongi seda siis teha. Masinõppetaristu. Siin on küll näidatud 2022, aga siin viimase nädala jooksul me otsustasime, lükkame selle ilmselt edasi 2003. aasta algusesse. Ja eesmärk on pakkuda siis riigi pilve baasil ühtset taristut, kui on vaja bürokratti, kui on vaja kratte üldse laiemalt treenida. Artikli varamuga liidestamine on plaanis järgmise aasta lõpus ja eesmärk ongi siis hoida üle kõigi kanalite infot ajakohasena. Kui toimuvad muudatused, näiteks koroonapiirangute osas, loodame, et seda siis järgmine aasta ei tule muidugi, aga kui tuleb, siis kõigis kanalites info on ajakohane. Ja muidugi liigume edasi ka väliste digikanalitega liidestamisesse. Räägime siin näiteks Signalist, miks mitte Facebook Messenger ja teised kanalid. Et inimene saab tõesti ise valida siis, kuidas ta riigiga suhtleb. Ja te kindlasti nägite, et üks osa, kuidas me seda sõnumivahetust teeme, on läbi sõnumiruumi. Ja see on meie nüüd väga oluline prioriteetprojekt. Me liigume sõnumiruumi arendustega nüüd siin lähiajal juba edasi. Ehk inimene, teine kratt ei pea teadma konkreetselt, millisele asutusele
see pöördumine, küsimus edasi suunata, vaid see võetaksegi siis üles sõnumiruumi vahendusel ehk erinevad osapooled kuulavad pealt, mis pöördumised siis vastuseta said. Ja lisaks hakkame ka analüüsima edasi siis biomeetria kasutamist ehk kuidas on võimalik teenust veel ligipääsetavamaks teha, kas meil on võimalik näiteks kasutada vikerkesta, veenide mustrit, häält, silmaiirist ja nii edasi, et mis võimalused meil on inimeste tuvastamiseks, autentimiseks või isikusamasuse tuvastamiseks ja millised on need kasutusjuhud. Üldine lähenemine, ma just ütlen ära, et me näeme täna võimalust ainult isikusamasuses kasutada seda. Aga sellegipoolest isikусamasus võimaldab ka teatud protsessiga oluliselt lihtsustada ja selle järgmise aasta lõpus plaanime selle analüüsiga juba edasi liikuda. Et me siin varasemalt oleme mitu korda vaadanud, mis võimalused on meil siin valimiste kontekstis, millised võimalused on e-residentide vaates kasutada. Ja nüüd tahaks selle panna ka tõesti kõik nii-öelda avalike teenuste vaates toimima. Ja siis muidugi siin viimaste asjadena, et realiseerime tõesti nende avalike teenuste kasutamise. Me võiksime võtta ambitsiooni, et siin järgneva 4-5 aasta jooksul on läbi bürokrati võimalik kasutada, miks mitte 100 erinevat teenust. Ei ole suur ambitsioon ja me võiksime see tõesti ära sihtida. Ja jätkame ka kasutajate pöördumiste analüütika moodulit, et paremini toetada ja aidata siis asutustel aru saada, et miks siis inimesed tõesti asutuste poole pöördusid. Varasemad kogemused näitavad, et me tihtilugu tegelikult ei hooma neid põhipõhjuseid. Ja kui me vaatame, et näiteks kuu alguses tuleb 1000-1500 pöördumist selle kohta, et miks ma sain või miks ma ei ole ikka veel saanud näiteks toetust, siis välja on ilmunud, et infon on lihtsalt näiteks veebilehel, kodulehel vale, aegunud. Ja tegelikult hakata analüüsima, et millistel põhjustel eesmärkidel inimesed pöörduvad, on võimalik selliseid olukordi väga hästi lahendada. Jätkame muidugi ka masintõlke arendamist, et tõsta veel enam valdkonna nii-öelda avalike teenuste kvaliteeti, lisaks vähendada kulusi. Masintõlge võimaldab meil teatud olukordades säästa 60-70% ajast ja lisaks pakkuda siis meil avalikke teenuseid oluliselt laiemale osale siis elanikkonnast. Ja siin ma teen üleskutse. Selleks, et meil eesti keele kõnetuvastus saavutaks inimtäpsuse, me räägime inimtäpsusest 95%, siis on meie kõigi panus hästi oluline. Ehk kui teil on kõnematerjale, mida te saate jagada, näiteks koosolekute memod, erinevad lindistused, miks mitte isegi ka näiteks see esinemine, praegu mõtlen, et seda kõike saab kasutada selle jaoks, et kõnetuvastust edasi arendada. Meil on täna eesti üldkeele kõnetuvastuse täpsus umbes 85%. Me võiks võtta sihiks, et aastaks 2025 on meil üldkeele kõnetuvastus inimtasemega sama, ehk 95%. Aga see tähendab meie kõigi väga ühist panustamist. Ja järgmine aasta me tuleme välja ka kampaaniaga Anneta kõnet. Ja Soome tegi seda väga edukalt. Kogusid pea 10 000 tundi siis inimkõnet. Ja ma tõesti julgustan, kui me sellega välja lähme, kõiki teid ka panustama. Ja selle kõige tulemusel me lõpuks jõuamegi siis kõnesuhtlusel toimiva bürokratini, kus inimesel on võimalik riigiga suhelda, avalikke teenuseid kasutada kõnepõhiselt. Ja me paralleelselt praegult juba vaatame ka viipekeele poole, et tõesti meil ei jääks mitte ükski inimene digiriigist ilma. Ta saaks täpselt enda kogemustele vastavalt olla osa. Ja ma vaatan, et siin on mõned minutid aega. Ma hea meelega vastaks, kui on küsimusi. Ja aitäh kõigile senistele panustajatele, kaasamõtlejatele ja tõesti julgustan kõiki, kes senini teinud ei ole, tegema seda. Aitäh! Sul Ott, tundub, et meie rohkearvuline kuulajaskond ei ole väga eestlaslikult, on väga selline ahtakene küsimuste küsimusel. Aga ma võib-olla küsin ise ühe küsimuse, et sulle isiklikult, et millise teenuse puhul sa ise näed kõige suuremat vajalikkust kuidas bürokrat saaks aidata sind just? Et kus sul see nagu, et issand, ma ei viitsi neid toiminguid niimoodi teha? Ma just võtan enda viimase nädala kogemust oli ID-kaardi taotlemine. Et selles mõttes, et kui ma saaks ID-kaardi dokumendid kogu taotlusprotsessi lihtsamaks, kui see info, mis täna kuvatakse, ma ei saanud isegi aru, mis seal toimub.
öelda, et menetlusel võib aega võtta, ma ei mäleta, kas oli 6 aega, mõtlesin, mida tähendab menetlusel 6 aega, kas ma saan siis 6 aja pärast teada, et kas ma saan üldse endale uue ID-kaardi, mis see tähendab. Kas sa oled ikka piisavalt hea kodanik olnud? Ja, et kas ma olen piisavalt hea kodanik ja siis tegelikult ega see olukord tekkiski. Vaatad selle edasi, kui rahuldatakse teie taotlus, mõtlesin, okei, et kas siis on mingisugune võimalus, et nüüd, kui ma endale uut ID-kaarti taotlen, siis tuleb välja, et äkki ei saa. Ja tegelikult kogu see protsess võtab hästi kaua aega. Et see on asi, mida me võib-olla ei kasuta aktiivselt, aga ma tõesti tahaks, et see enda vaatest on lihtsalt viimasest kogemusest. Aga muidu laiemalt tervisevaldkond. Võtame kõik võimalikud näiteks ravimihüvitised. Meil üllatavalt paljud inimesed Eestis ei tea näiteks hambaravihüvitistest ja nad aeguvad iga-aastaselt. Ja samal ajal meil hamba nii-öelda täpselt kõik läheb raisku ja inimeste tervis tegelikult läbi selle kannatab. Ehk me saame nii palju rohkemat riigi poolt ise inimestele pakkuda, kas või karjääri planeerimise vaatest. Et neid kohti on tegelikult väga palju, aga me ei ole lihtsalt lahti mõtestada, mis need võimalused on ja me peaksime seda tegema. Väga, väga tore on kuulda, et täpselt anda see initsiatiiv nagu riigi poolt, et näete, et sul on need asjad see aasta veel kasutamata, 6 aega on aega, täpselt ongi 6 aega, et ole hea tee, palun, et see on väga armas selline žest oleks riigi poolt. Aga suur aitäh sulle!